Tervist! Alustuseks ma tahaks tänada noori selle eest, et te tulite meiega kaasa mõtlema ja ma arvan, et nii nagu Triin ütles väga kenasti ekspertkomisjon, ma arvan, et meie ekspertkomisjon on suure aplausi ära teeninud. Ja suur aitäh kõikidele esinejatele sisukate ettekannete eest ja eraldi tahaks öelda aitäh TAI kolleegidele tänase päeva sujuva korralduse eest ka ja Anu, sulle ka aitäh. Head kuulajad, et tagasi tulles hommikuse alustuseks mänginud video juurde, selle video taustal me saame igaüks mõelda, et kui suur on meie mõtete sõidukiirus, kui sageli meie ummikus oleme. Ja me ei räägi üldse liiklusest ja me ei räägi üldse Piritade ummikust, aga me räägime alkoholi tarvitamisest, selle piiramisest ja selle piiramisest nii elanikkonnast tervikuna kui ka noorte seas. Ja täna on siin juba mitmed inimesed tsiteerinud alkoholi aastaraamatut ja ei saa mina ka sellest kuidagi mööda. Ja käesoleva aasta alkoholi teemaline aastaraamat pealkirjaga Alkoholiturg, tarbimine ja kahjud Eestis, mis teil kõigil peos on. Eessõnas saame lugeda Marje Josingu üsna julgustavat kokkuvõtet, mis kõlab nii. Alkoholi tarbimine on Eestis langustrendis, sest vähenenud on tarbimissagedus, korraga tarbitavad kogused ja eelistatakse lahjemaid jooke. Ühiskonnas on muutumas hoiakud ja aina enam hinnatakse vaba aja veetmist üldse ilma alkoholita. Eesti avalikkuse suhtumine alkoholi liigtarbimise probleemi on muutunud tõsisemaks ja argumenteeritumaks ja teema on üha sagedamini meil laual. Jah, alkoholi tarvitamine on küll 4. aastat Eestis positiivses langustrendis. Soome ja Taani on meist maha jäänud. Rootsi, Island ja Norra on meist tublisti eeskujulikumad ja meil on uus probleem, Läti. Pooled alkoholi ostjatest käisid 1 kord Lätis ja 3 käisid 2-3 korda spetsiaalselt selleks Lätis, et alkoholi osta. Probleem eskaleerus 2017. aastal ehk see aasta ja kui me selle aasta kohta hakkame kokkuvõtteid tegema, siis järgmisel aastal saame me nii-öelda pildi tegelikkusest. Pildi sellest, kui palju siis meil alkoholi tarvitamist mõjutab piiriülene kaubandus. Palju on täna sellest ka juttu olnud, et tarvitamise vähendamiseks tuleks kasutada erinevaid meetmeid, erinevaid võimalusi. Reklaami piiramine, kättesaadavuse vähendamine, üritustel alkoholi müügi vähendamine ja piiramine, parem kontroll alaealiste müügikeelu järgimise üle, parem selgitustöö, ennetustöö. Ja me tänane teema on noored, nende alkoholi tarvitamise ennetamine, piiramine, mis töötab, mis ei tööta. Statistika on ju tegelikult täiesti mõtlema panev. 91% 16-18 aastastest on elu jooksul alkoholi tarvitanud ja üle 70% selles vanuses noortest on elus purjus olnud. Iga 7. õpilane on olnud purjus 13-aastaselt või enne 13-aastaseks saamist, sõltumata sellest, kas tegemist on poisi või tüdrukuga. See on päris jube number. Rääkides statistika taustal meetmetest, siis kõigepealt esimeseks reklaami piiramine. Kas reklaam aitab kaasa noorte alkoholi tarvitamisele? Emori kokkuvõttes selgus, et noorte võimalused teleeetris reklaami näha on märkimisväärselt kahanenud, aga me peame vaatama ka põhjusi. Alkoholireklaamide maht tervikuna teles on vähenenud. Küsime endalt, miks? Ja noorte teleri vaatamise aeg on märkimisväärselt lühenenud. See tekitab küsimuse, kus on reklaamid, kus noored reklaame näevad ja kuidas kontrollida seda, sõltumata siis noorte vanusest, kus ja millises keskkonnas, online keskkonnas noored reklaami näevad. Me ju ka noorte endi käest kuulsime, et elu käib YouTube'is ja sotsiaalmeedias. Ja tuli välja ka ettekannetes see, et inimesed toetavad üldjuhul alkoholireklaami keelamist või piiramist. Seda nii meedias, sotsiaalmeedias, avalikus ruumis ja see on mustvalgelt niimoodi kirjas ka alkoholi aastaraamatus. Teine meede on kättesaadavus. Üle poolte koolinoortest peab alkoholi väga kergelt kättesaadavaks. Ligi veerand saab neid sõpradelt, kuulsime ka kinnitust, 7% ostavad alkoholi ise. Alkoholi tarvitanud noored satuvad enam kaklustesse, puuduvad põhjuseta koolis,
käivad õhtuti väljas, hängivad ja chillivad, nii nagu noored ise ütlevad, ja on keerulisemates suhetes oma vanematega. Seega alkoholi kättesaadavus noortena on ilmselgelt probleem, millega me peame tegelema. Ja viimasest ettekandest Triinu käest saime ka teada, et dokumentide küsimine suurtes ja väikestes poodides ja tanklates on väga erinev ja eelkõige on 2 murekohta. Alkoholi kättesaadavus noortele tanklates ja väikestes poodides, kusjuures huvitav on see, et maapiirkonnad siin ei eristu enam linnadest. Ja teine murekoht on see, et lahja alkoholi puhul küsitakse dokumenti vähem, justkui see oleks tervislikum. Ja kuna vanust on sageli keeruline hinnata, siis peab tõepoolest olema suund sinnapoole, kus dokumendi küsimine on teenindaja jaoks täiesti igapäevane ja loomulik tegevus. Ja uuesti me räägime noortest, noor on kuni 26-aastane, väga vabandan kõigi ees, kes siin vanemad on. Aga me oleme mitmeid kordi kuulnud, et dokumente tuleks küsida, sest vanust on raske hinnata ja täpselt samamoodi tuleb tegeleda ka purjus inimestele alkoholi kättesaadavuse vähendamisega ja seda siis juba sõltumata inimese vanusest. Reklaami piiramise ja kättesaadavuse järel on 3. teema, mida siis teha, et noored alkoholi ei tarvitaks. Jah, reklaami ja kättesaadavuse piiramine on väga olulised, aga mis veel teha annaks? 70% inimestest, keda küsitleti, leidsid, et inimene peaks ise oma alkoholi tarvitamist piirama. See on väga hea plaan, aga ometigi need samad inimesed, ehk siis lausa 85% küsitletutest leidsid, et noortele tuleks siiski anda paremaid võimalusi oma vaba aja veetmise võimaluseks ja tuleks suurendada järelevalvet alkoholimüügi üle. Meie välisesineja Anni Edalati ettekandest kuulsime, et nii-öelda ennetustöös domineerib kõige kallim variant. Ootame, kuniks inimesel tekivad tõsised probleemid, tõsised tervisekahjud ja siis pakume talle ravi. Teine tavapärane lähenemine on pakkuda noortele universaalset, üldjuhul koolipõhist ennetust, ka nendest programmidest me täna kuulsime. Samas on käitumise muutust väga raske saavutada ja edukad ollakse ennetustöös tegelikult ainult siis, kui programmid on pikaajalised, intensiivsed ja keskenduvad sotsiaalsete oskuste arendamisele. Täna kõige vähem kasutatud, aga mida me ka juba püüame teha, on selektiivne ehk valikuline ennetamine. See tegeleb siis sihitud ennetusega kõrgemas riskis noorte hulgas. Täna tutvustatud uuringud tõid välja, et noorte purjutamine on väga palju seotud suhetes vanematega ja rahuloluga oma eluga laiemalt. Kui lapsevanem on kehtestanud reeglid, et alkoholi tarvitada ei tohi, siis teadusuuringute järgi see vähendas tõenäosust, et laps joob ennast purju. See on ka see, millele me püüame rõhuda praegu linnapildis ja ka meedias käimasolevas targavanema kampaanias Aitäh ema, aitäh isa, et me julgustame lapsevanemaid oma lastele piire seadma. Kuulsime ka paneelis, et Eestis on palju järelevalvete lapsi, täiesti korralikes peredes, kus majanduslikult on justkui kõik olemas, on puudu huvist oma laste tegemiste vastu ja puudu emotsionaalsest lähedusest. Nii politsei, kutsehariduskeskuse ja lastehaigla ekspertide kolmikintervjuus selgus, et peresuhted on kõige aluseks nii ennetuses kui ka siis, kui probleemid on juba tekkinud. Noorte jutust aga tuli välja, et peod ja üritused on ikka alati alkoholiga ja noor, kes ei joo, peab teistele seletama, miks ta seda ei tee. Et ta ei tarbi, miks ta ei tarbi. Samas jäi mulje, et noored ei usu, et kampaaniad otseselt väga midagi aitavad ja et selgitamine midagi aitab. Et kui noor on oma arvamuse kujundanud, siis seda on väga raske muuta ja ega naljalt ei muudagi. Ehk siis meie küsimus on see, kuidas kujundada seda noorte suhtumist. Ja me jõuamegi ennetuse juurde, tänasest jäi kõlama nii politsei, arsti kui ka teadlase seisukoht, ei ütlemise kunst on A ja O. Ja seda peab hakkama õpetama ja harjutama juba väga varases eas, erinevates vanuserühmades, vastavalt siis eakohaselt. Võtmeküsimus on, kuidas siis ikka öelda ei, kui klassi kõige ägedam kutt peole kutsub ja alkoholi pakub. Lahendused on olemas, toimivad lahendused on olemas, kuid tulemused ei ole kohesed. Seda oli ka täna mitmel korral öeldud. Ennetustöö võtab aega
Ja nii nagu tervisekäitumisega laiemalt, kehtib ka noorte alkoholi tarvitamise ennetamises reegel. Info üksi käitumist ei muuda, tagajärgede eest hoiatamine samuti mitte. Noored ise ju ka ütlesid seda, et kuulame siis neid. Nagu Annika Rannametsal siis juhtus nii, et mul jäi ka mõni aeg tagasi ette septembrikuine ajaleht. Inglismaa leht The Times kirjutas 26. septembril järgmist. Milleeniumi lapsed tõdevad piinlikkust tundes, et purju joomine on nii 80ndate teema. Täpselt nii oligi kirjas, getting drunk is so 80s. Tänased 20-aastased, ütleb see artikkel, peavad joomist tegevuseks, mida harrastasid nende vanemad ning peavad seda pidem piinlikuks või lausa haletsusväärseks. Mina tahaks uskuda, et Eestis on ka toimumas läbimurre. Läbimurre tervikuna ühiskonna ja noorte hoiakutes ja suhtumises alkoholi tarvitamisesse, ehk siis pigem tarvitamisest loobumisse. Riigi poolt saame me sellele suunale palju kaasa aidata, tegeleda erinevate piirangutega, reklaamipiirangutega, kättesaadavuse piiramisega ja pakkuda noortele mõtestatud vaba aja veetmise võimalusi, millest siin täna palju juttu on olnud. Ja kõige olulisem, pakkuda noortele targa ja sihitatud ennetustööga tuge, et noorte oskused areneksid, oskused probleeme lahendada, otsuseid teha, oma käitumist juhtida, et noored oskaks ja julgeks ei öelda. Täiskasvanud inimestena saame me igaüks ise selles osas neile eeskujuks olla. Edu meile selles!